tervist, tervist, kallid Youtube'i kanali vaatajad, tellijad ja klubilised. Ja sina, kes oled kuule pikemat aega meie kanali niimoodi ringi luusinud ja ei ole seda nupukest vajutanud, et telli, siis oleks küll, ma arvan, viimane aeg seda teha. Et meil tuleb tõesti väga palju huvitavat nüüd Rebeccaga rääkida. Tere, kallis Rebecca, Tervist. tervist. teate, kes on Rebecca, sellest hakkab kohe varsti rääkima. Aga Rebecca siis minu ellu tuli sellisel moel, et ta soovis endale suulist sünnikaarti. Ja siis, kui järjekord jõudis temani, siis ma avasin selle sünnikaardi ja no ma ütlen siis täitsa tavalises eesti keeles, ma oleks perseli kukkunud, sellepärast et sellist haruldast sünnikaarti, see on mul siin telefonis all, ma teile ei hakka seda näitama. Sellist haruldast sünnikaarti ma tõesti nägin siis esimest korda, kus olid ainult ära esindatud, no ütleme maksimum 5 numbrit, aga 2 numbrit nendest olid peaaegu kõik kolmnurgad täis ja arvake ära, mis numbrid need on. noh, kõik juba teavad, ma olen nendest nii palju rääkinud, ma ütlen Rebecca need välja ka, sellepärast et see ei ole kellelegi saladus, need müstilised numbrid, need on siis 9 ja 18. Ja mida kaugemale ma hakkasin Rebeccat lahti arutama, seda põnevamaks läks ja siis ma mingi hetk ütlesin Rebeccale, et tead, ma tõstan käed üles, sellepärast mul on tunne, et sina peaksid hakkama mind üldse analüüsima, mitte sina mind. Ja siis Rebecca lihtsalt vaikides kuulas ja pärast kommenteeris ja see, mis ta kõik ära kommenteeris, siis ma mõtlesin, et mina ei saa seda endale jätta. Sest seda on nii palju, mida see naine sisaldab. Mul tuleb külmavärinad praegu kohe peale. Ja aga vaadake üks asi, enne kui me alustame. Me just rääkisime, vaadake, mis sall mul peal on ja vaadake, millised märgid Rebeccal peal on. Vaadake ja vot siis no lihtsalt maagiline. Ja, aga nüüd Rebecca, mikrofon on sinu käes ja ma tahaksin, et sa räägiksid meile kõigile, kes sa oled ja noh, kus sa oled, kus sa tuled, traditsiooniline küsimus, võib-olla sa oled Ameerikas, ma ei tea. Ja siis ka, et see, millega sa tegeled ja siis kuidas sa selleni üldse jõudsid. Sest sünnikaart, teate, sünnikaart on kasutusjuhend, mis aktiviseerub sinu sünnihetkest. Ja see, kes tema on, see on maagiline. Räägi palun meile, Rebecca. Mikrofon on sinu käes. Mina olen Rebecca ja minul on alati terve elu väga selline huvitav omadus, et ma tajun ja tunnetan tihti inimesi rohkem, kui ma peaksin. Ja see on minuga lapsepõlvest alates kaasas käinud ja ma pidasin seda justkui nagu täiesti normaalseks, et teised ka ju samamoodi tunnetavad. Aga hiljem aru saades siis ongi, et mõned inimesed on rohkem avatumad kui teised ja siis mida aeg edasi, siis seda rohkem ma natukene oma nooremate aastate vältel kinnisemaks muutusin, sest et Mm. ma ei osanud kuidagi nagu toime tulla selle informatsiooniga ja siis teatud elusündmused ikka suunasid mind sinna nende inimestega suhtlema, et alati tulid siuksed keerukamad inimesed minu teele ja ikka tahtsid midagi minust saada. Et siuksed nagu huvitavad olukorrad on minu elus olnud, mis on lükanud mind niimoodi uurima neid inimesi, et miks nad on sellised, nagu nad on. Ja lapsepõlves mul oli alati selline tunne, et miks see siukene inimene selline tige tigu siis on, et siis ma hakkasingi uurima psühholoogia raamatuid. lihtsalt tahtsingi teada, et miks mõni on selline, nagu on. aga jah, minu areng ja muutumised on sellised väga sünkroonsed olnud, et kui mingi elusündmus toimub, siis pärast hiljem saad aru, et okei, seda oli sellepärast vaja ja siis hiljem ma pöörasin selle olukorra juba ümber, et kui sarnane olukord hakkas toimuma ja ma olin juba eelnevalt selle kõik selgeks saanud ja ma märkasin juba neid märke, siis ma juba teadsin, et okei, nüüd hakkab see tulema, et ma pöörasin selle olukorra siis niimoodi, et mitte elu ei juhtu minu jaoks, aga siis mina nagu üritasin nagu selles toime tulla, ükskõik mis siis elu viskas mulle ette niisuguseid, kuidas öelda, ülesandeid, mida läbida, et Mhm. ma vaatan pigem seda niimoodi, et kõik on üks põnev väljakutse ja siis hakkame pihta. Et selline minu see olek on, Elutöö. elutee Ja ja selles suhtes ma korraks ühe asja siia vahele panen, nii huvitav, et sa ütlesid ka, et miks inimesed sellised on, ütlesid mingi sellise lause, onju. ja siis ka ma olen korduvalt videotes ütelnud, et see, miks mina numeroloogiasse tulin, siis see, et ma
ka tahtsin teada, miks inimesed on sellised ja miks ma mõndadega tulen nagu väga hästi toime ja mõndadega on nagu see, et nagu hambad ristis, mõtled, et täitsa lõpp, mis asi see nüüd siis nagu oli. ja näed, sina nagu tunnetad neid, mina tunnetan läbi numbrite ja väga põnev. ütleme siiski nagu sama asi nagu lükkab jah, kuhugi just. liikuma meid. ja. aga mina otsustasin väga pikka aega seda ignoreerida, et ma nägin küll, et neil on niisugused mingid sellised probleemid, aga ma mõtlesin, et see pole minu probleem ja siis nagu liikusin oma elus edasi ja niimoodi ma nõnda toimetasin, aga ikka neid samu mustreid ja käitumisi Mm. kordusid ja siis ühel hetkel mul oli nagu nii, noh, villand sellest, ütleme niimoodi, et ma olen kuidagi ikka enam-vähem hakkama saanud ja midagi olen nagu noh, suutnud ära laveerida, aga jah, et kuidagi nagu tööle ma hakkasin, ütleme niimoodi, iseendaga kuskil no 10 aastat tagasi nagu väga nagu noh, just nagu enesearengu vaates, et rohkem nagu hakkasin suunama enda sisemaailma, et vaadata, et mis minul siis on. et tihtipeale ju öeldakse, et kõik, mis sinu sees on ju välismaailma peegeldus. et see oli teema, mis ma hakkasin uurima, et kus see siis, mis mõttes nagu, mis ja need projektsioonid on ju, et mis inimesed sinust esile toovad, on ju, et järelikult siis Mhm. minus on midagi. et noh, et seda kõike ma hakkasin nagu avastama ja uurima. ja ühel hetkel oligi niimoodi, et kuskil enne Covidi aega, no mingi 5 aastat tagasi kuskil niimoodi või isegi 6 aastat tagasi, oli niimoodi, et ma olin väga halvas seisus iseendaga. niimoodi, et ma olin ära unustanud kõik need õpetused, mis ma olen seal aegade jooksul nagu endale meelde tuletanud, et kuidagi nagu olingi eluga nii nagu seal karjäärifaasis nagu, et ei mõelnud üldse nagu oma vaimsele heaolule ja siis ma olin nagu tööst läbi põlenud ja siis ma olin igatepidi vaimselt ja mentaalselt niisugune nagu kurnatunud, et Mhm. niisugune hangunud, läbi närtsinud olek. ja tõesti nagu tunne oli selline, et ma nagu olgugi, et ma tegelen oma käega, noh, omal käel just nagu enesearenguga ja siis ka mediteerisin väga palju, et ma leidsin nagu mediteerimises sellist rahu iseendas onju, siis kuidagi need mured ei kaonud kuskile just nende Mhm. inimestega, kellega ma kokku puutusin. ja see oli tööalaselt juba, Jaa. et kui ennem oli, mis mul oli valik onju, et kui on mingi keeruline inimene, siis ma lihtsalt eemaldusin ja head aega. aga Mhm. vaata tööalaselt, kui sa puutud töökaaslase, me ei vali onju, siis on paratamatu, siis sa peadki vaatama sinna otsa, et mis jama on. Ja Mhm. siis ma tundsingi ennast ühes olukorras ennast nagu väga pikka aega kuskil, see kestis kuskil 3 aastat, niisugune nurka surutud tunne oli mul. Ja siis ma tundsin, et ma vajan lahendusi, et ma vajan nagu mingit kangemat meetodit, on ju, et kui omal käel ei aita, siis ma lähen kuskile, vaatan, mis teraapia variandid on. Ja siis ma proovisin kõik erinevad asjad läbi, mis noh, tol ajal nagu minuni jõudis. Vabastav hingamine, siis mingid erinevad teraapiavõtted, mis iganes seal oli, kas vestlusstiilis ja nii. aga vot sellel hetkel ma avastasin nagu väga võimsa asja nagu rännakud. Mhm. Brandon Bray's oma, ma lugesin raamatu läbi, ma iseenda peal katsetasin seda, juba siis ma avastasin, et ohoh, väga vinge asi. ja kuidagi nagu täpselt sellel ajal, nagu ma ütlesin, et elu oli mind korralikult nurka ajanud, siis mul oli veel samal ajal oli veel ka oma suhtes, oma isiklikus suhtes oma elukaaslasega suhtepaus. Mhm. ja ma olin nagu alles kokku läinud ja siis ma olin veel reedetud tunne, ehk siis nagu hästi palju asju korraga. ja tööl siis oli see 3 aastat kestnud niisugune varjatud töökiusamine. noh, siuksed asjad, noh, ma Mhm. usun, et päris paljud võivad samastuda, et kui kõik asjad on Mhm. igalt poolt on nagu tasakaalust väljas, et mis siis selles olukorras teha. ja otsustasin, et hakkan vaatama, et okei, et kui see rännaku asi mulle sobis, sest et vaata, igalühel on ju omad mingid, noh, kui sa võimalikult palju asju käid läbi, siis sa midagi ju ikka ju avastad, mis sinu jaoks toimib. ja Mhm. kuna see rännak toimis mingil määral minule, siis ma mõtlesin, et okei, mis variandid Eestis on siis nendele rännakutele. ja ma avastasin nagu sellise võimsa asja nagu holistiline regressiooniteraapia. ja läksin nagu, tegelikult sellel on eelstory, kuidas ma üldse sattusin sinna, aga ma olin selles holistilise instituudi koolis, olin ühes teises koolituses, mida ma läbisin. ja Mhm. see oli ka seotud nagu natukene selline nagu inimeste tunnetamisega, noh, mis natukene no, sõna otseses mõttes, aga sellel ajal ma nagu olin
noh, ma ei olnud valmis selleks õppeks, sest et minu õpetaja ütles väga targad sõnad, et kui sul on luukered kapis, need hakkavad välja tulema, kui sa hakkad energiatega tööd tegema, et parem oleks, kui sa ennem nagu saad iseendaga paremaks sõbraks. Mhm. Ja vot siis turgatas, et okei, onju, et ma nagu, ma tean, et meil kõigil on luukered, onju, ja ka mul onju, et okei, et mis need variandid on ja kõndisin sealt uksest välja ja seal oli suur see plakat, aasta iseendale treening. mul nii, okei, väga hea, et mul ongi elu läbi on niimoodi, et on üks märk ja siis ma vaatan seda ja siis info jõuab või mingi inimene ütleb, et nagu ma olen kogu aeg niisugune läbi sünkroonsuste nagu Mhm. toimetanud. mina pidasin seda ikka kõvaks märgiks, et just ütles, Just ega sulle. siis just mulle ja ma jätsingi selle temaga õpingu pooleli ja ütlesin, et ma kunagi naasen ta juurde, kui ma olen selle teekonna läbinud iseenda jaoks. Ja sealt hakkaski minu siis terapeudi õpe ja esimene aasta, seda saavad kõik läbida, kes tahavad, isegi kui nad ei taha terapeudiks õppida, aga see on aasta iseendale, ehk siis me läbime seal kõik need tšakrad, mis Mhm. inimesel on. ja igas tšakras on nagu omad teemad, noh, mida me läbisime. Ja see oli väga hinge avardav ja kirgastav kogemus, et see on ikka parim investeering üldse, mis ma oma elus olen teinud. kuid enne, kui ma sain sinna kooli üldse sisse astutud, tingimuseks oli, et ma pidin ise selle teraapia siis selle vormi läbima just selles vaates, et seal on niisugune nagu holistiline nelik ette seatud, et siis 4 seanssi läbida läbi, see on 12 tundi teraapiat. ma Mm. mõtlesin, et okei, et see oli ka paras eneseületus, et pole ammu. noh, ma käisin jah mingite terapeuti juures, aga niimoodi nagu 12 tundi tundus mulle ikka ekstreemselt palju. Mhm. Õnneks oli nagu 2 nädala peale ära jaotatud ja üks seanss oli nagu 3 tundi, noh, umbes kuni 3 tundi. Mhm. ja siis, kui ma valisin seda terapeuti sealt leheküljelt välja, et üldse, et ma saaksin seal treeningus õppida, see motiveeris ju mind, Mhm. siis valisin pildi ja nime, noh, vaatasin pilti ja ma mõtlesin, et ma ei hakka, noh, ma olen niisugune inimene, et mulle meeldib nagu vaadata inimese pilti ja silmi ja tema olemust. ja Mhm. mõtlesin, et okei, et ta kõnetab mind, et seal oli päris palju valikuid, aga mõtlesin, et ma tahan minna tema juurde. ja kui ma läksingi tema juurde, ma olin šokis esimeseks, sellepärast et tema majanumber oli 33 ja minul on nagu läbi elu olnud 33 selline müstiline number, mis kõnetab. ma Mhm. olen elanud majades, mis on 33 ja siis mul on palju sõpru, kes on elutee number 33-ga ja ma pean seda 33 väga eriliseks. et Mhm. sa võid ju öelda, mis see 33 on. Ja no 33 ongi meistrinumber, nii nagu sa ütlesid, et tegelikult see on ka sellise sisemise armastusega seotud, kui liidame kokku 3 + 3 on 6. Et hästi-hästi huvitav tegelikult. Ma tahan siit elude numbrite kohta on mul ekstra video, nii et käige seal ja uurige, seal on meistrinumbrid ka kõik. minu meelest on kas video pealkiri Vol 2. Et aga vaata, kui huvitavalt sa räägid, Rebecca, just nendest märkidest. See on seesama Mhm. asi, et kui palju meist näiteks inimesed jälgivad märke ja teie ka kuulajad praegu, kes te kuulate, pange ka kommentaaridesse oma märkidest, et võib-olla tuleb pikem jutt, aga jagage meie kõigiga ka seda, kui sa oled valmis seda jagama, et millised märgid on ka sind kuskilt ühest kohast teise nagu edasi viinud. Rebecca kohe jätkab seda. Ja kusjuures sünnikaardis on ka selline suulises sünnikaardis, kui ma teen, on see tšakrate viisnurk ja siis ma ütlen ka alati klientidele, et teate, see on lihtsalt nagu väike lisa, ma väga palju sellest ei tea mitte midagi. aga mina siis ütlengi, et kuulake, mis ma seal čakra punktis olen sinule rääkinud ja kuula justkui kolmanda kõrvaga. ja näete, kui huvitav, Rebecca just hakkas siis meile rääkima sellest čakra maailmast. nii et mina saan ka nüüd teada väga palju uut. ole hea. ja 33 oli siis nagu minu jaoks selline nagu kinnitus ja meeldetuletus, et ma olen õigel teel. see oli minu jaoks juba esimene märk, et okei, järelikult see teekond, kus ma võtsin ette, on märk sellest, et ma olen juba suundumas õigesse kohta, et juba nagu tundsin, et ma olen jälle selle voo sees, et kui pikalt 3 aastat ma olin nagu paigal tammunud ja siukene tunne, et nüüd on kõik, onju, et ma ei tea, mis nüüd saab, et ma pean muutusi tegema, siis kuidagi nagu värsket sõõmu juba vaikselt tuli mulle ahah, peale, et nagu see, noh, see on kirgastav ei, tunne, et jess. näed ja. lõpuks, et ma olen, aga 33 sümboliseerib ka mulle sellist nagu soovmõtlemist ja mitte allaandmist ja Mhm. mitte sattuda nagu negatiivsesse mõttesse, nagu tihti me teeme iseendaga, kui midagi on nii halvasti, et me läheme veel rohkem sinna energiasse sisse ja siis me mõtleme, et ah,
see on halb, see on ja mida rohkem vaata ju see, millele tähelepanu suunad, seda me kasvatame, siis seda rohkem ju neid olukordi ka esile tuleb. ehk siis see oli nagu kõik siukene nagu, ma läksin sinna aeda ja siis aed oli nii ilusti tehtud, et ma sattusin talle koju nagu aa. teraapiaruumi. Ja mul oli lihtsalt niimoodi, et kõik on nagu nii, ma läksin nii sisse ta mõttest, aga mis minuga toimub. võõras inimene on ja tuleb tänavalt ja siis on siukene Said juba valmis, on ju, tee, mis tahad. nii valmis kui vähegi sai. kuigi ma pean tunnistama, et esimene vestlus oli nagu natukene konservatiivne. et mul oli paras eneseületus, sest et mul on olnud nagu psühholoogidega, sest et ta on ise nagu hariduselt psühholoog ja Mhm, pereterapeut ka veel. et oli nagu natukene skeptilisust nagu omast vanast kogemusest, et kuidas me siis noh, toime tuleb, aga ei, natuke tunnetasin teda ja õige asi oli ja siis ma juba avasin ennast. mhm, aga ütleme, et see oli ikka võimas holistiline nelik, see ikka, see päriselt no niimoodi muutis mu elu ja pani asjad niimoodi liikuma, et ma mõtlesin, et ma tahan 100% seda teraapiavormi õppida. et ma nägin nagu tohutut nagu potentsiaali, kui palju see mhm, võib tegelikult inimeste elusid muuta, kes vähegi mhm, satuvad sellele teraapiavormile. et see ongi nagu töö oma alateadvusega sisuliselt ja ka võib-olla ka soovide ellukutsumisse. aga holistiline on nagu inimene kui tervik, on ju, ja siis me käsitlemegi kõiki asju, mis seal selles holistikas nagu on. tervik, vaimne, füüsiline ja siis ka mentaalne pool, on ju. ja regressioon on siis ajas tagasiminek. ehk siis noh, me sealt rännakust siis läksimegi mhm, nendesse olukordadesse, mis iganes on olnud või kus me oleme toppama jäänud ja siis tegeleme nendega. ja see kõik, mis tema mulle siis andis teraapiana, seda rohkem ma armusin sellesse ja mõtlesin, et issand, nii hea see, nii hea teine, sellega saaks aidata, et ma kohe mõtlesin nagu oma tutvusringkonna peale, keda ma olen nagu mhm, noh, kui ma terapeut ei olnud, on ju, noh, praegu ma olen paberitega terapeut, aga enne kui ma seda kooli läksin, siis ma olen ainult inimesi noh, nõustanud. noh, mhm, keegi teab, et ma oskan ja tajun asju ja siis ikka küsitakse, et noh, kuidas sa nii teeks ja tihti tänava peal inimesed tulid ju minuga rääkima ja noh, niisugune nagu väga see, veider, et ma olen alati tundnud oma energiaga seda, et töötan poes, on ju, ja siis hakkasid käima teatud inimesed mulle oma muresid kurtmas. ja kui ma kolisin ära, noh, Eestist mõneks ajaks, kui ma õppisin teist haridust, nad käisid veel päris pikalt poes küsimas, ega Rebecca tagasi ei tule. ja minu jaoks oli see väga nagu nii positiivne. armas. Ja siis tundub, teate, nagu osadel inimestel, nagu ma numeroloogias ka räägin, et sul on otseselt kirjutatud, et räägi minule või räägi minuga. lihtsalt see on lihtsalt nii võimas. Jah. noh, ja siis oligi, sealt saigi see algus, et seal neliku käigus muutusid siis minu suhted tööl nii siis selle asendaja ülemusega, kes mul oli seal on ju, rollis on ju, kes ma ei lihtsalt ei teadnud nagu tööalaselt nagu, kuidas ennast nagu kehtestada või mis noh, kui on nagu asendaja, noh, ma ei taha sellest pikalt küll niimoodi rääkida, aga ma lihtsalt ei teadnud oma õigusi, vaata. ja, Mhm, ja, ja ükskõik kui hästi ma ei üritanud nagu seda koostööd, siis kogu aeg oli justkui nagu mingi probleem, onju. ja mhm, nagu üritasin talle nagu näidata välja, et kuule, ma olen su tiimis onju, et saame nüüd nagu läbi, noh. siis ma nagu ei mõistnud nagu, et noh, et mis nagu probleem on, et teeme nüüd selle töö ära ja oleme, noh, me ei pea ju sõbrad olema, aga noh, selles mõttes nagu, et mind nagu väga häiris see nagu tööalaselt ma ei saanud nagu kuidagi nagu edasi, et ma olin nagu mhm, toppamas. no ja siis, kui ma käisin seal teraapias onju, siis me tegelesime minu julgusega, kus ma põhimõtteliselt ma olin nagu selle 3 aasta käigus sõna otseses mõttes ära kaotanud oma julguse enda eest seista. ma ei tea, kus see mhm, kadus. sa kuidagi oled selle sees ja mingi hetk sa oled nagu madalam kui muru ja kuidagi nagu noh, oled nagu natukene lollis seisus, ütleme nii, iseenda jaoks. aga siis ta mhm, nagu, tegime selle julgusega seal tööd, onju, vaatasime, et kus üldse see, mis selle julgusega toimub ja läksime veel tagasi ja siis ma saingi pihta, et kust need teemad on alguse saanud ja kohe nagu rakendasin oma ellu mhm, tema õpetused. mina teen ka seda nüüd täna klientidega, et kui on mingid julguse teemad, siis me teeme sellega töö ära ja siis vaatame, kuidas seda ellu rakendada. noh, omal sobilikul viisil onju, et mitte niimoodi, et noh, ma ei hakka siin nalja tegema onju, aga noh, professionaalsel viisil. nalja võib ikka teha, et aga no ei siin on lähe jah, lööma.
Just lahti, ei nii lähe ma löö must lahti. noh, Et tööalased. ja selles suhtes ja nüüd ma saan aru, sest et aga vaata see ka, et kui sa räägid, et sina said abi, on ju, terapeudilt said abi, siis hakkasid kohe praktikasse seda ellu viima, siis samamoodi on see, et mida mina räägin numeroloogias, et mina annan sulle juhtnöörid kätte, aga sina pead hakkama nendega toimetama, et nii nagu sina praegu terapeudina ju samamoodi sa aitad teda kuhugi maani, tal on see tööriistakast ja nüüd vaba hing, mine ja hakka toimetama. et äh, et hästi huvitav, vaata jällegi ükskõik millega sa ka ei tegeleks, aga tegelikult me peame kõik iseendaga toimetama, nii nagu mina ja nii nagu Rebekagi. Jätka. ja no ja siis jah, tegelesime julgusega, rakendasin seda tööle. noh, tööl võtsin siis julguse kokku seista enda heaolu eest, on ju, nagu töötajana, teades oma õigusi, on ju. Panin Mm. piirid paika, ilusti palusin, et ma ei olnud seal mingi kole või midagi, et väga rahulikult tegin seda nii, nagu mul nagu teraapias me rääkisime läbi, on ju, et selle jaoks ongi ju vaata teraapiad, et lähed neutraalsele keskkonnale või keskkonda ja sul on seal inimene, kellega arutada neid asju, on ju, et see nagu koledalt ei lõpeks, ütleme niimoodi. Saab ka väga hästi seda asja. Mm. Ja siis, kui olin seda teinud, siis õige pea hakkasid toimuma sellised energeetilised muutused, et ma olin lihtsalt nagu šokis, et kuidas see võimalik on. Et sellest hetkest, kui ma olin nagu oma julguse kokku võtnud, endas seisnud, on ju, hakkasid päriselt ka nagu maailmas, nii-öelda päris maailmas hakkasid asjad muutuma, et mitte ainult minu sees, aga ka minu Mhm. ümber. Ja ma olin Mhm. nagu nii vaimustuses sellest, et vau, mis teraapiavorm see veel on. et, et noh, rääkides siis, mis juhtus, oli see struktuuriliselt lihtsalt see töökoht, tema töökoht muutus, teda suunati teise osakonda ja mind suunati nagu teiste inimestega kokku, onju, ja mul tuli uus nii-öelda osakonna juht ja mul klappis ja kõik nagu selles mõttes pinge läks maha ja kõik oligi nagu super hästi sellega. Energiad hakkasid tööle nagu teistmoodi, eks ju. jah, et me nagu justkui nagu lahendasime selle energiablokeeringu teraapias ära, energia Mhm. hakkas voolama ja siis piltlikult öeldes see peegeldus siis välismaailmas. et Super. nii vägev asi ja seda ma Ja. teengi siis tegelikult inimestega teraapias. et vaatame siis, kus need energiad on nagu kinni jäänud või noh, blokeeringusse, et noh, Mhm. ikka on mingid sündmused elus, vaata, mis tõmbavad meie hinge kokku ja me lähme justkui nagu astume üle sellest ja siis pärast, kui just mingi praegune olukord, mis toimub, on ju, sarnaselt, me käitume nagu selle piiri, noh, selle pealt, on ju, mis kunagi juhtus, on ju. ja siis mõtleme, et miks see kordub. ja siis Mhm. tulebki vaatama, et kus see korduv muster siis, noh, alguse on saanud, et mis olukorrast, et see ongi see. tead, mul tuleb kohe nagu üks asi meelde praegu, mis on selline tüüpiline, mida inimesed minu käest küsivad, no kliendid eelkõige, suulised kliendid, kellega ma rohkem suhtlen, et siis naised ja ka mehed küsivad seda, et miks neil kogu aeg suhe nagu kordub, ütleme, inimesed on teised, aga see nagu kogu aeg see probleem on õhus. kas see on ka selline asi, millega sina siis saad minna süvitsi inimese sisse ja vaadata, kus kohas ja samamoodi sa annad mingid tööriistad? kas on mingi näide näiteks, mida sa võid jagada meiega, kuidas ja miks need sellised asjad üldse tulevad? noh, mingi ja kui ei, siis me võime mingi teise teema võtta. et miks need suhted, sa mõtlesid nagu luhtuvad See või on mis? niimoodi, et vaata, lähevad nagu lahku, on ju, siis ta saab teise suhte, teise inimese, aga probleem on justkui sama. no ütleme näiteks alkoholi probleem. Mhm, et alkoholi probleemi tõttu mindi nagu eelmisest lahku, siis tuleb jälle järgmine, aga see inimene siis näiteks ütleme minu puhul, et on partnerid vahetanud, aga alkoholi joomine on olnud näiteks üks ja sama probleem inimestes, mhm, kes mul järgmised on et kas sellise probleemiga ka näiteks minusugune saaks tulla sinu juurde ja sa lähed lihtsalt, sest mina ju kutsun neid inimesi endale, eks ju. et see on ju mhm, fakt. Et mhm. kas sellise probleemiga ka näiteks saad tegeleda? no ikka, me tegeleme inimeste uskumustega, et üldiselt Mm. nagu see võib olla, see ei pruugi olla, et tavaliselt ikka kui rännakus või noh, kui tulla teraapiasse, kõigepealt räägime, milles probleem on ju, siis valime Mm. nagu tööriista, sest terapeudi tööriistakast on väga lai ja avar, on ju. aga mina olen näinud väga suuri nagu niisuguseid sügavaid teemasid, mis on nagu korduvad mustrid just see alkoholismiga, et kui keegi tuleb ja kogu aeg on ikka see mees kipub jooma, on ju, siis me lähme vaatama
kõigepealt sisemaailma, et vaatame, mis sealt siis esile tuleb ja töötame siis nende uskumustega. Et Mhm. võib-olla meie enda sees, see ei pruugi olla kõikide puhul, aga enda sees võib olla see uskumus kuskilt lapsepõlvest, kus ta nägi võib-olla kedagi alkohoolikut ja ta on nagu mingi mõte või kõrvalt on kuulnud mingit asja ja võtnud selle nagu tõeks. Mhm. Et ma ei tea, ja siis see toobki seda esile justkui. See on- Aga tihti on ka selliseid olukordi, noh, alkohoolikutega on erinevaid, vaata, et on nagu selliseid, kes satuvad ja meie tahame neid päästa, me tahame neid ravida, Mhm. me tahame neile head. Ta ju muutub minuga, et me ise Mhm. nagu tahaksime just neid haavatumaid hingi nii-öelda oma tiiva alla võtta ja siis parandada neid nagu Mhm. maailma parandajad, et see on ka tegelikult endaga töö, et miks me siis seda tahame teha. Mhm. Et see ei pruugi olla selles, et me neid kaaslaseid valime, vaid see võib ka olla selles, et meil on mingi sisemine missioon maailma parandada ja inimese enda ümber. See on Eks hästi need huvitav. väga Jaa. lai on vaata see, et seda peab lihtsalt vaatama, et igaühel on erinev. See on huvitav selles suhtes, et vaata, et sinu juurde tulebki inimene probleemiga, on ju, ta räägib sulle selle ja selle asja ära ja siis, kui sa lähed temaga nagu töösse juba, sa hakkad ju nägema erinevate variantidega. Noh, Mhm. ma isegi ei oska neid sõnu kasutada, seepärast et see on lihtsalt nii huvitav, millega sa tegeled, et sa võib-olla hoopis leiad mingi põhjuse kuskilt, ma ei tea, Mhm. kuskohast, nii nagu sa rääkisid tšakratest, on ju, siis Jah. sa ju liigud mööda seda inimese energiaid ja sa võid ka avastada, et ma ei tea, kas sa eelmiseid elusid ka näed, kus ta on nagu ringi tuuseldanud või kuidas sa lähed lihtsalt inimese enda energiasse, aga sa ei sobra seal kuskil No ütleme teis-. niimoodi, väga lihtsamalt, kuidas seda seletada, sest see Mhm. on väga iga inimese puhul erinev. On kliente, kellega me läheme rännakule ja kõigepealt vaatame, mis tal esile tuleb. Ja Mhm. lähme vaatame lihtsalt sisemaailma ja seal võib vabalt juhtuda ka see asi, see huvitav asi, et me satume juba eelmisesse ellu. Ja Okei. siis me teeme selle eelmise elu lihtsalt läbi, et vaatame, mis elu ta elas ja mis õppetunnid sealt tulid. Ja võib-olla ka vaatame neid hingeosasid, mis võisid jääda sinna maha mingites sündmustes, Mhm. korjame need kokku, täiendame teda, tema olemust ja siis elame justkui nagu selle elu seal lõpuni ja vaatame ka seda surma ja osa ka, seda vabastamise osa. Ja siis järgmine teraapia sessioon me kohtume, räägime sellest ja analüüsime seda ja siis vaatame edasi, et mis teemad sealt ülesse tulid. Et kogu selle teraapia mõte ongi see, et vaatame kõigepealt, mis ülesse tuleb ja siis teeme selle materjaliga tööd, et mis Mhm. sealt tuleb. Et muidugi issand. kliendil võib olla kindel teema, millega ta tuleb minuga on ju Mhm. rääkima ja me hakkamegi selle ümber töötama. Aga Mhm. põhilise info annab ikka meie see alateadus, mis parajasti annab infot. Megapõnev, siis tegelikult see oli ka see, mis ma vastuseks ootasingi, et inimene võib tulla näiteks hambavaluga, tegelikult on tal hoopis, ma ei tea, põrnas mingisugune probleem, saad sa aru, et hoopis kuskil mujal võib see probleem olla ja sina jõuad läbi oma nende seanssidega sinna õigesse auku, sest inimene hakkab tegelikult alateadlikult juba ise rääkima sulle neid asju, kus tal tegelikult on midagi. Et Mhm. issand, nii huvitav, saad aru, sa räägid niimoodi, nagu ma mõtlen, et okei, kus sul nagu aega saab broneerida, et kuidas ma su vastuvõtule saan tulla, et juba mõtlen, et täitsa lõpp. Et mul on siis nüüd kaks küsimust siin vahepalaks, et kui mina nüüd näiteks, ma elan Soomes ja ei saa näiteks Eestisse tulla, kas sa võtad kuidagi nagu online'is ka teed neid asju või ikkagi peaks tulema koha peale ja kui siis koha peale, siis kuhu kohta? No online'is saab niimoodi teha, et me saame lihtsalt vestelda nii, nagu meie sinuga praegu vestleme. Ja siis ma Mm. peegeldan ja siis, kui ma märkan midagi, ma toon esile ja siis me teeme justkui nagu online'is seda tööd. Aga efektiivseid tulemusi saab ikkagist läbi nende koosolemiste. Et kui ma Mhm. ikkagist tunnetan kliendi energiat ja me oleme ühes ruumis ja me oleme ühes infoväljas, ühes mullis, siis on nagu noh, vaata, kuna mina tajun inimesi, siis ma tajun nagu kliendi olekut ja seisundit paremini. Jah, Mhm. ma saan online'is ka näha näoilmete ja kõige järgi ja kaugelt kuidagi ära tajuda tema olemuse. Aga kui tahta tõeliselt sisemiselt tööd teha, siis tuleb kohtuda füüsiliselt. Kui on Mhm. SOS olukord, muidugi, palun väga, teeme online'is, ma annan tööriistad kätte, millega saaks esialgu ennast nii-öelda abistada. Ja siis, Mhm. kui saame juba füüsiliselt kohtuda, siis töötame päriselt nagu sealt edasi. Et saab ka Mhm. niimoodi.
aga et tuleb mulle email saata, et mind saab emaili teel kätte ja siis me lepime kokku ja ma broneerin siis aja Holistika Instituudi ruumidesse, kus on imelised teraapiaruumid olemas selleks spetsiaalselt. okei. Võib-olla tulevikus ma teen oma erapraksise lahti Kalamajas, mul on olemas üks koht, et see Hmm. on praegu alles selline algeline, ütleme niimoodi, et kus veel ei toimu midagi, aga seal on plaan nagu kunagi teha seda. aga praegu on suurepärane koht Holistika Instituudi ruumid, et seal on helikindlad ruumid ja spetsiaalselt kõik nagu üles ehitatud niimoodi, kus saab turvaliselt ja mõnusalt olla. Hmm. et Päris huvitav. oota, aga sa ütled meili teel sinuga ühendust võtta, aga mis see meili aadress on? ingepalsam@gmail.com. noh, muidugi, näete, peaaegu on siin juba kõik olemas, paned selle at gmail.com oli jah? Et jah. selle sinna ja issand, mis mul oli veel, mul on veel selliseid huvitavaid küsimusi, et kui sa oled teraapiat oled teinud, et kas sa oskaksid nagu umbes niimoodi laias laastus öelda, mis see nagu põhiprobleem on, millega inimesed sinu juurde tulevad või sinuni on jõudnud? Niimoodi selline nagu üleüldine vaata Noh, koolis õppides ja ka nüüd teraapiatöid tegemas on inimesel kaks probleemi. Need on suhted vanematega. kõik hmm.. hakkab kahjuks või õnneks sealt pihta, noh, enamus Mm-hmm. probleeme ikka viib sinnani, et kuidas on suhted vanematega. et mida ma olen nagu täheldanud teraapiatöös on see, et mida ma ise täheldasin enda puhul ka, kui mul see holistiline tee hakkas, just seal koolis oligi see, et mul ühe vanemaga oli noh, ütleme nii, et keerulised suhted Mm-hmm. ja samamoodi tegelesin seal läbi tšakrate välte, avastasin, ei, see on see teema, see on see teema. Siis avastasin, et tegelikult väga paljud inimesed ei ole ennast eraldanud vanemate energiast. Nad on nagu Mm. väiksed lapsed, ka 50-aastased satuvad sellisesse olekusse, et kui nad näevad oma ema, nad muutuvad nagu väikseks tüdrukuks või poisiks. Ja ei oska kuidagi kehtestada ennast ja ei oska kuidagi nagu piire seada ja kuidagi nagu üldse olla. Mm-hmm. ja seda mina õppisin oma teraapia käigus, kuidas noh, nii-öelda siis hästi piire kehtestada ja anda märku, kuidas ma tahan ennast tunda, et minuga käitutakse. aga see ongi selline nagu pidev töö iseendaga, et sa võid neid piire nii palju kehtestada, aga see vanem ei pruugi sellest aru saada. Mm-hmm. aga kuidas me siis suudame seal selles suhtes hakkama saada, kui ikka ja jälle sõidetakse piiridest üle? aga selleks ongi need tööriistad, et kui sa jääd iseendale kindlaks ja kehtestad oma piire ja aktsepteerid oma vanemat sellisena, nagu ta on, Mm. siis see ongi palju lihtsam ja see ei hoia enam sind niimoodi nagu või noh, inimest või mind on ju, ei hoia nagu nii tagasi oma tegudes ja asjades, et jäädes iseendaga autentseks. et kogu see asi ongi see, et kui me lapsena kasvame suureks, võib-olla tahetakse vanema kiitust saada, noh, vanem ikka ju ütleb, sisestab paljudele inimestele, et noh, ütleme nii, et on erinevaid, on ju, aga on paljud vanemad on kasvatanud lapsed üles mingi ootusega, et näed, temast saab advokaat, temast saab Mm-hmm. see. Mm-hmm. või siis mõned on sundinud lausa õppima neid erialasid, mis nemad, et anda mingi pere mingi dünastia üle, onju. noh, väga, ja väga hea, siis väga ollaksegi, hea komment. ollaksegi, See on nii hea teema, ollaksegi. mis sa ja väga vabandan, vaata meil vist kajab, siis kui ma ütlen ühe asja, jah, siis sinul tuleb mingi kajaga. see on nagu nii mega huvitav selles suhtes, et see jälle kinnitab seda, et kui mina käin näiteks sünnikaardis ka läbi, siis need karmavõlad, seal tulevad siis ema suguvõsa naisliinilt või meesliinilt ja siis teistpidi. ja siis seal ongi tihtipeale, kui noh, seda on tegelikult üsna tihti, siis tulevad sellised number 3 või number 4 või kui inimene on sündinud 3., 4. päeval või siis kuu on kas märts või aprill, mina ise olen aprillilaps ja kohe tuleb nagu väike trigerdus nagu emaga. et 3 tähendavad alati emaga, kui on mees, no kellel on seda 3 palju, siis tal on emaga mingi case ja tavaliselt nad sõltuvad väga ema arvamusest, isegi kui võib-olla ema ei ole, siis ta alati ikkagi naisele hakkab seal rõhutama, et näed, aga minu ema tegi sellise retseptiga näiteks kartuliputru ja no, nii edasi on ju, ja see ongi nii huvitav ja jällegi naised, kellel on seda 4, see on maskuliinne number, see pigem nagu paneb just seda nagu isa energiat, mis tähendab, et tal on võib-olla suusad ristis selle oma isaga, et tihtipeale see jällegi viitab sinna läbi sünnikaardi.
ja see on nii põnev, et mul on nii hea meel, et inimesed tulevad sellega, sest see on nii oluline mõjutaja, kuidas meie tegelikult suhted edaspidi nagu elus liiguvad ja ka see, kuidas see raha liigub, rahaenergia. sest ja ka see on nii nagu nii meeletu. Miks ma siin õhinast räägin, sest tegelikult ükskõik millega me ka ei tegeleks, siis kõik oleme omavahel seotud, nii nagu Rebecca räägib sellest omast kui teraapia vormist. mina numeroloogiast, astroloog tuleb siia, tarokaartide lugeja, kõik me räägime ühte nagu juttu praktiliselt kõigi nende asjadega, et ja pange kommentaarid palun ka siia, et kellel on see kogemus, kui näiteks ema või isa pani sind mina pidin baleriiniks kuulge hakkama, kujutate ette jah, oma suurte lopsakate kehavormidega. ma nagu nutsin, kui ma seda kuulsin, et mind pannakse balletikooli, õnneks nagu tuli midagi vahele, et ei jõudnud sinna. Ja siis lihtsalt, et ema unistas, et mul oleks selline balletitantsija nagu kleit seljas. mõtlesin, et Jeesus Maria küll, et veel sinna ka ja selliseid lugusid on, et pange kommentaarid, et kas teil on selliseid asju olnud, et ma tean paljusid juhtumeid, kui mul klient on öelnud, et ta õppis juristiks, aga tegelikult ta tahab, noh, see on üks näidetest, et tegelikult talle meeldib veoautoga sõita, et ta on veoautojuht. lihtsalt selleks, et kas isa või ema tahtis seda teha, et tast tuleks jurist. Ma millega võin veel, ja omast räägi. käest öelda. Minul oli niimoodi, et ma olen lapsest saati tahtnud saada psühholoogiks. Mul mm, on nagu see, mul on totaalne vaimustus olnud alati selle peale, sest et noh, esimene kokkupuude oligi keerulise vanemaga see. mm, Ja ma lappasin ikka raamatuid korra ikka palju, et aru saada, mis jama on sellega. Et mhm, miks ei võeta mind sellisena, nagu ma olen. Ma ju teen ju kõike õigesti ja kõik, noh, eks see lapsemeelne mõtlemine on ju, et kas asi on minus, on ju. mm, Siis oligi, täpselt niimoodi oligi, et ma hakkasin ka siukseid erialasid valima, mis on hästi praktilised ja mis toovad nagu justkui nagu seda raha lauale, on ju. Et näidata, et näe, vaata, õppisin selleks ja siis mhm. minu see suurim üks saavutusi oli see, et kui ma tahtsingi tegelikult psühholoogiks minna peale oma keskerihariduse omandamist, siis mu vanem ütles mulle, et ei lähe Tõpra tohtriks õppima. ahsoo. niimoodi ütleski. Nii, aga ma jõuan siis sellele pointini, et siis ma läksin mujale, ma õppisin siis hoopis turundusjuhtimist, mis on ju Mhm, väga kõva asi, on ju. Ja nüüd, kui ma õppisin terapeudiks, ma lihtsalt täitsin seda, mida mina tahtsin, lihtsalt enda mhm, jaoks, lihtsalt selle jaoks. Ja ma mhm, olen, see oli väga hingestav kogemus, et ma saavutasin selle ja ma tegin seda, ehk siis ma soosin absoluutselt kõiki seda tegema, et me elame ainult üks kord ja kui tõesti midagi väga tahaks õppida, kasvõi mingi väikelaeva kapteni neid lube on ju, või ma ei tea, väga heaks maalijaks saada või ükskõik mis huvitab, milles te hea olete või mis te teate, et lapsepõlves väga inspireeris. proovige järgi, ei mm. kahetse, vähemalt mina nii, mitte. ja nii huvitav, teate, tegelikult ma praegu kuulan sind, sa ütlesid, et seda, et lapsepõlves tahtsid psühholoogiks ja nii edasi, ma tegin, mul on kogu aeg see sünnikaart siin noh, telefonis niimoodi lahti ja siis ma vaatan, et no jaa, ega siin ime ei ole, sellepärast et sul on ju ametite kolmnurga tipp on 9, mis viitab ju totaalsele selline psühholoogi ja terapeudi numbrile. ja sul on hästi huvitavad numbrid siin veel, et ehk siis topelt 9 ja topelt 7, mis tähendab seda, et inimestega töö tegemine ja 16 ka, et sa suudad kriisiolukordasid lahendada 0-100, 100-0. see on nagu täiesti selline, oi, Rebekakene, nii lahe, no lihtsalt meeletu. Ma küsiks veel üks, kui sa ütlesid, et selle emade case'id, emade isadega ehk siis vanematega on need asjad, et kas on veel midagi, näiteks nii nagu minul numeroloogina, siis kui ma teen seda suhteanalüüsi seal, siis ikka küsivad ka, et miks mul ikkagi nii ja naa on. et suhetes just see, vaata, korduv muster, sa ütlesid, kuidas seda saab lahendada, aga kas ka selliste küsimustega tullakse? et ma olen nagu no, mingi sita kleepija, vaata, või kuidas nad ütlevad, mingi sitamagnet või? sita magnet jah, mitte kleepija, aga need ütlevad, mõned naised ütlevad vaata niimoodi, et ma ei tea, kohe nagu järgmine mees jälle joodik, noh, tee või tina. noh, tead mingid sellised asjad. No mina tihti, noh, mul on küll neid ainult vähe olnud, sest et minuni jõuavad ikkagist üldiselt need kliendid, kellega mul on ühine kogemus olnud. Mitte küll Mm, nendega omavahel, aga näiteks need teemad, mida mina olen endas ära lahendanud, siis tihtipeale nad tulevad just nende teemadega. Et see mhm, on nagu hästi huvitav, et kõik, mis ma just praegu parajasti kogen, olen millegi arusaamale saanud või mingile asjale pihta saanud, siis kohe mul keegi kirjutab, et
tahaks teraapiasse tulla, et kui mul viimati oli siin noh, just hiljuti see aasta oli ka, kusjuures sama muster kordus, et ma põlesin tööalaselt läbi jälle. mm, Ja siis kirjutas mulle üks väga hea pikaajaline klient, et tal sama teema, et ta tahaks tulla, aga ma noh, konsulteerisin temaga emaili teel lihtsalt selle jaoks, et ütlesin talle, et ma ei olnud praegu võimeline seda ise talle tagama, et mina alati, kui ma kliendiga tööd teen, siis ma olen 100% kohal ja ise ka oma ressurssidega nii-öelda täidetud, et ma saaksin tema jaoks kohal olla. mm. aga, aga ma andsin talle need nipid, mida teha ja ta kirjutas, et väga hästi ja toimib ja nii et. Hullult lahe. Sa nüüd astusid kohe nagu mulle ka selles mõttes, kuidas ma ütlen, nagu kanna peale, et ma peaks ka hakkama seda rohkem tähele panema, et vaata, inimesed tegelikult ju peegeldavad, et see, millega sa praegu nagu pusserdad, punes oled, siis sellised inimesed ka tulevad. Mul ei ole alkoholiga probleeme, selliseid inimesi mul praegu ei ole üldse olnud ka, nii et see oli üks näidetest, mida ma elu jooksul olen kuulnud väga tihti. Nii et aga ärge muretsege. me saame väga hea tööriista anda, on see, et kui meid häirib kellegi juures mingi asi, Mm, oletame, et näiteks inimene on väga egokeskne, onju, mhm, ja nii häirib, aga nii häirib, et no miks ta selline on, kuidas ta saab rullida teistest üle ja olla nii üleolev, siis tuleb vaadata tegelikult iseendasse, et mis on minus teises võib-olla äärmuses. Et kui mind mm, häirib selle inimese juures, et näed, et vot nii nahaalne on, onju, et mina küll nii ei teeks, siis äkki mhm, minus on see hästi äärmuses, et paneme niisuguse nagu skaala endale ette, saab endale kohe paberi peale joonistada, et siin on noh, nimetus mhm, üleolev ja siis teisele otsa siis hästi selline süütu, ütleme niimoodi, et see, kes teeb kõike teiste jaoks ja võib-olla mhm. teeb rohkem ka enda arvelt, et noh, niimoodi võib Ohver ka nagu. niisugune nagu tööriist iseendale ja siis hakata mõtlema, et kuidas seda nagu keskele tuua, et mõndades kohtades on ju täiesti okei ju tegelikult ka olla enesekeskne, et näiteks kui ma Mm, tõesti ei jõua, ma ei pea ju alati vastutulelik olema, ma lihtsalt ütlengi, et ma ei jõua praegu või kui mhm, üldse ei taha, siis ei pea ju enda vastu tahtmist olema ja ütlema okei, ma teen. noh, et tegelikult nagu kui me õpime nagu seda skaalat märkama, siis ka see, noh, paras annus üleolemist on ka vajalik meie endi heaks. ehk siis ei ole olemas halbu asju, onju, ei ole mhm. olemas ka väga häid asju, aga kui need hästi nagu osata oma elus tasakaalukalt, noh, kasutada, siis see ongi see, mis hoiab meid ennast ka nagu, noh, hästi täidetuna, ütleme nii. See on nii huvitav, et sa selle praegu võtad. Ma räägin tegelikult Rebecca, kui huvitavalt sa näed, peegeldad ju mind. Vot mul on see asi, et ma vahepeal hüplen ja võtan siin, teen järjest neid videoid, siis järelikult suulised kliendid justkui lükkuvad kogu aeg edasi ja siis ma võitlen ja võitlen. Ma mõtlen, et ma pean ju ka olema siin ja praegu, kui ma nendega tegelen, siis ma jälle mõtlen, et kas ma saadan talle sõnumi või alustan kasvõi täna ja siis ma mõtlen, et ei, kurja, miks ma valetan, ma lihtsalt ütlengi talle, ma tulen sinuni siis, et ja nii huvitav, vaata, sa hakkad just rääkima sellest skaalast ja isekusest ja siis sellest nagu ohvrimeelsusest ja kõigest, siis ma mõtlen, aa, no nii, luges läbi, näete, ma ütlen, et online'i kaudu juba inimene loeb mind. ära enam minust edasi räägi, nüüd võtame mingi teine teema. et ei, ma lihtsalt mõtlesin, et see on võib-olla ka vaatajatele hea tööriist vaadata, et näed, on. lihtsalt panebki endale paberile kirja, et mis on need asjad, mis võib-olla kellegi juures no nii häirib ja siis Mm, vaadata, kuidas mul endaga nendega on, et võib-olla meis on tõesti see nagu nii maha surutud, võib-olla ka maha mm, põlatud, onju. aga äkki see ei ole hea, äkki oleks vaja natuke seda ikka natukene nihutada, seda esile, sest et kui noh, asjad on varjatud, onju, siis nad kipuvad tihtipeale valedes kohtades nagu välja tulema. mhm. Et pigem nagu ennetada seda endas selles vaates. hästi huvitav, ma mõtlen jällegi, noh, nüüd ma ise vägisi juba panen enda elukogemust siia, kui on olnud elupartner, kooselupartner selline, kes istub diivanil ja lihtsalt nagu võtab jumalast lõdvalt ja vaatab telekat. ja mina ise ei ole teleka vaataja, aga niimoodi lihtsalt ja võtab veel õlut kaevab vaata kõrvale veel nagu täiega nagu jääb närvi ja siis mõtlesin ka, et nüüd praegu sinu selle skaala jutus, siis ma mõtlen, et aga see oli see koht, kus mina ju pidin tegelikult õppima arvatavasti nagu rohkem maha rahunema, sest kui ma kogu aeg olin nagu orav rattas, jooksin ja mida Mm seda -hmm. närvi, siis tegelikult su elukaaslane lihtsalt näitab sulle, et kuule, võta maha nüüd nagu rahulikult, see ei tähenda seda, jah, et pead istuma ja nagu õlut jooma, aga lihtsalt see, et rahune maha, mis sa tuusaldad kogu aeg. et saad pigem aru, ta jah, selline näitab sulle jah, just ja et nagu nii huvitav, seepärast et see ju ärritas mind, et noh, seda mm. enam -hmm. ei ole siin praegu minu elus, aga ma mäletan neid hetki väga hästi, kuidas ikka.
nii, ja nüüd, kui me natukene arendame seda edasi, mitte küll sinu osa, onju, aga üleüldse Mhm, nagu inimeste peale, et aga mis see meiega teeb, kui me oleme nii ärritunud ja kogu aeg muheleme nagu, et jälle teeb nii ja jälle teeb mhm, naa. Kogu fookus on nagu justkui nagu sellel, et mhm, noh, ja siis ühel hetkel oledki nii rahulolematu, mhm. sest sa oled enesele teadmata juba nii ära unustanud ennast sinna sellesse õigust keerisesse. räägid. Ja Jaa, siis kaob see energia ja siis mõtled, miks ma nii väsinud olen, sest et ma olen, noh, ma ei räägi sinust, onju, aga jaa, paljud ma saan aru. inimesed nagu kaotavad ennast ära nendesse teatud tüüpi inimestesse, kes neid häirivad, onju, selle asemel, et võiks enda peale keskenduda ja kohe enda peale vaadata, kuidas nagu saaks tööd teha. Ja siis Mhm, ongi, et kõik on nässus, kõik on see, kõik on halb, onju. Ja siis sa tuled kohe hops endale tagasi, et nii, aga kuidas mina ennast tunnen, mis see minuga teeb? mhm, See on jumala hea küsimus iseendale nagu noh, tuua enda keskmesse tagasi ja siis vaadata juba sealt edasi, et aga mis ma saan teha praegu selles olukorras enda jaoks, kus ma saan ennast noh, sellisel viisil aidata, et mõnele aitab mhm, kasvõi see, et läheb duši alla, onju. mhm, Et läheb kuidagi, peseb maha selle, et see ei puutu minusse, et see on tema, onju, et meie vahel on piir, et mhm. siukene issand, nagu. kui huvitav, sest tegelikult sa räägid ju täiega tõtt, seepärast et kui sa oled seal, need fookus on selle nagu teise inimese peal, see, kes sind ärritab, siis Mhm. sa ju helistad mitte ainult sõbrannale, sa helistad sõbrannadele, siis õdedele-vendadele, siis sa räägid veel Kõik energia emale läheb ka. ära. Ja absoluutselt ja siis sa ainukesena ainult näed seda olukorda, sa unustad üldse ära, et sul on mingi töö, perekond, kassid, koerad, ma ei tea, mida iganes. et põnev, aga see on kassid-koerad, ka. mul siin üks tegelane praegu just ütles. No näed, jah. Jälle, näe, ma loen energeetiliselt, mul koerad käivad vahepeal näitamas ennast siin. Aga mis ma nagu mõtlen, et see oli ka üks asi, miks ma numeroloogiasse läksin, et ma olen teinud ka palju videoid selle kohta, et me ei peagi kõikide inimestega läbi saama, sest on teatud energiat, mis sobivad hästi kokku. mõndadega on see, et sul on tervislikum lihtsalt mingisugune väga lühikene aeg, kui sa pead temaga koos olema. Ja siis see, et ka kui sul midagi ärritab ta juures, siis ka on teatud numbrid lihtsalt, kes ongi sellised nagu jänespüksid või ma ei tea, sellised, saad aru, elektrit täis. See on lihtsalt nii, nagu me siin räägime kaasaegselt, et see on HDOD. Okei, las ta olla HDOD, aga lihtsalt see, et ka temal on mingid omad head omapärad, mida saaks näiteks ära kasutada kollektiivis väga hästi, sellised organiseerijad väga hästi. et noh, ma ei hakka siin tooma selliseid näiteid, igasuguseid, ma olen hästi palju jaganud neid, et Mhm. ei ole halbu ega häid inimesi, vaid see, et mida sina jällegi õpetad, mis on nagu suurepärane, mille peale ma mõtlengi, et kurja, ma varem sind tundma õppinud või oleks teada saanud, aga ju siis ma polnud veel valmis ka seda kuulama, et just see, et kui see ärritusmoment on, et tõmba õhk sisse ja välja, nüüd ma kasutan seda, kui elukaaslane vahest ajab ikka nii närvi, et ma pean teise tuppa minema, mõtlen, et nii, minuga on kõik hästi. Ma tegelikult praegu liialdan, ärge nüüd arvake, et see niimoodi on, aga just see, et iseennast vaadata, et see ununeb ikka ära, sa näed ikka, et no kuri Mart, oi, ma talle ehitan. No et niisugune praktika on, et 4 sekundit sisse, tõmban endale justkui nagu seda maandavat energiat või noh, igalühel on omad laused, mis teda nagu rahustavad ja siis hingad välja kõik mõtted samal ajal, et viskad kõik selle halva välja, mis ärritab, mis iganes samal ajal on ja lihtsalt nagu kujutad, mõned on väga hea kujutlusega ja siis kujutad ette, mm, kuidas see kõik see mustus kaob, aga see mhm, nagu aitab ja siis niimoodi nagu teha neid nagu just nagu ruuduringe enda peas. Ja siis aa, pärast seda on juba kuidagi no ütleme niimoodi, et närvisüsteem on rahunenud ja siis mhm, iseenda reaktsioon on ka maas. Et ei lähe mhm. nagu emotsiooni pealt. Väga Ma räägin, et huvitav. mul on nii palju tööriistu, et eks praegu siin käigu pealt tulevad esile. Nendest on ka ju tegelikult nii palju abi, et kallid kuulajad, jällegi, kui te kuulete neid nõuandeid, kas te olete ise ka neid kasutanud, see, mida Rebecca nüüd sellised kõige lihtsamad ütles, tegelikult noh, see skaala minu jaoks oli küll päris huvitav, ausalt öeldes, pole nagu niimoodi mõelnudki. hingamist olen katsetanud, aga ei ole ruudukujuliselt teinud, et No lihtsalt käin võib ka niimoodi. ringikujulist teha väikse punktiga. Ja ma käin ukse taga ikka niimoodi, kogun nagu jõudu, siis ma saan, no nüüd ma tulen see oli nali, aga pange palun ka oma kommentaari, et mida te näiteks Rebecalt veel tahaksite teada. noh, mitte nüüd väga isiklikuks minna, aga just seda seoses teraapiaga, võib-olla veel mingisuguseid, mitte ärge kõiki nippe nüüd talt välja nagu kookige, sest see juba jääb tema seansi jaoks, et siis, kui te sinna lähete, et igaüks saab isikliku tööriistakasti, nagu ma aru saan. et sa Nojah, ei, see on hästi personaalne. jah, just, et sa ei pane mingi A4 või mingisugune, saad suure kaustiku, et vaata, lappa endale sealt mingi sobiv välja. et kirjutage, kommenteerige, et millised kogemused endal elus on.
jaa, et nagu päris mõnus. ma ei tea, Rebecca, selles suhtes, et on sul veel midagi sellist, mida tahaks veel midagi keele peal veel siputab välja ütelda? mina põhimõtteliselt. üldiselt kulgen oma eluteel nagu ikka ja olen valmis ka kliente võtma. et ma olen siin vahepeal natukene pausi teinud oma elusündmuste tõttu, mis mul siin vahepeal olid, läbipõlemine ja selline enesearengu tee ka iseendaga. et Mm, see, et ma terapeut olen, ega ma olen ka ju ikkagist inimene ja mul on ka omad need tõusud ja mõõnad, et nagu üks org üles ja teine org alla ja siis olen seal lainetaval absoluutselt. lainetav, et aga küsimus ongi see, et kuidas me igapäevaelus tasakaalu leiame, et kui tõesti nagu elu lööb pea peal kokku, onju, et mis me siis teeme. et Mm, ülihea oleks nagu teada seda, et kui on igapäeval siuksed minirutiinid iseendale paigas, et kui nendest kinni pidada igapäevaselt onju, siis on kindel, et isegi kui asjad natukene seal metsa lähevad onju, siis on kindel, et nendes asjades, mis sa igapäevaselt teed, nagu hoiavad sind nagu selles mõttes nii tasakaalus, et noh, ei ole seda kukkumist nii kõrgelt, ütleme niimoodi. mm, on teatud maani ainult, aga kui vaata, kõik on elu on virvarr ja elad kuidagi kaoses onju, siis võib ka see kukkumine väga nagu järsk olla. ja siis mm. võivad ka sealt nagu muud probleemid tulla. ma et olen kuulnud jah. ja ma olen kuulnud nagu mingisugused sellised alustalad või siis vundament peab olema nagu õige, see sinu igapäevane selline struktuur. Just. et kus see hakkab loksuma. mul oli üks mõte, mul oli tegelikult üks küsimus, mida ma ei ole siin ette valmistanud enne sinuga, ma ei rääkinud seda. meil on tegelikult palju asju, mida me ei rääkinud, lihtsalt voolavuses on siit praegu tulnud. paneme mingid asjad paika, aga siin me kahekesi naerame, sellepärast et kõik on nii hästi sujunud ja nii palju uut asja, mida me üldse ei mõelnud. Miks sa, Rebecca, üldse selle suulise analüüsi võtsid kohe, vot nüüd räägi kõigile siin välja, seepärast et ma arvan, et kas ma olen seda su käest küsinud või mitte, aga miks? Ma olen alati oma eluaeg teadnud, et mu kutsumus on tööinimestega. ma lihtsalt teadsin seda, ma ei tea kust, aga ma olen lihtsalt nagu tajunud enda sees seda ja ma lihtsalt tahtsin numbrite kaudu teada saada, et nagu kas see vastab tõele. ma teadsin, et Mhm. see vastab tõele, aga ma tahtsin teada, et kas numbrid ka näitavad Kinnitust. seda, et ega ma mingi nagu see, kuidas öelda, Delulu ei ole, et ei kujuta ette endale asju, onju, et kas on siis asjad nii, et muidugi on asjad nii, aga lihtsalt ikka tahad Veel. endale mingit kinnitust saada, et see oli väga põnev kuulamine. See on nagu ka, noh, ütleme nii, et juhend terveks eluks. et Mm, selles mõttes seal need numbrid ikka, need on väga-väga analüüsimist väärt numbrid iseenda jaoks. see on nagu mm, põhimõtteliselt, sa õpid iseennast veelgi paremini tunda. üks asi on jah, et sa saad teraapiasse minna ja saad endaga heaks sõbraks, aga teine asi on veel kõrval need numbrid mm, just selles vaates, et okei, sellepärast ma selline olen, okei, sellepärast ma niimoodi reageerin, see on sellepärast ja siis sa nagu läbi numbrite, vähemalt mina märkasin ära need oma nii-öelda need miinused. noh, et milles ma võib-olla veel jätkuvalt olen miinuses, siis ma tean, mm, millega ma saan veel rohkemgi süvitsi nagu tööd teha ja samamoodi ka noh, plussid on ju, et tore on näha, et mul on need plussid ka väga palju nagu juba aktiveerunud ja olen oma plussides, et see mm. ongi niisugune ka mäng. vaata, igal pool on, on on. tasakaalu värk. ja aitäh sulle. et see ei olnud planeeritud küsimus, seepärast et ma olen kogu aeg tahtnud teada, et miks selline naine nagu Rebecca, kes endaga nii tohutult tööd teeb, et sellise asja võttis, aga aitäh, et see oli selleks, et kinnitust saada. näed, et mingid kummitused siin liiguvad. ja mingid hallid. oma no, mul on nagu koolist tulnud oma see seltskond, kellega ma käin läbi ja siis me vahest teeme niisuguseid kohtumisi. ja kui meil suvel kohtumine oli, siis ma kohe hakkasin rääkima, et te peate tellima seda, see on nii hea asi, et noh, ma olin nagu vaimustuses, sest et kui ma avastasin seda videot Youtube'is onju, siis ma mõtlesin nagu, et on jah niimoodi, et nii nagu täpselt, et nüüd ma mõistan teda paremini ja nüüd ma saan aru, noh, et vaata, mina olen alati taga ajanud, et jah, ma näen seda infot inimestes, ma näen, millest see võib tulla, onju, aga see number kuidagi nagu andis veel selgema vaate. et Mhm. miks ta siis nagu, miks ta selliseks on kujunenud või selline on. et see on ja nagu väga nagu noh, üksteist toetav asi. on. et jah.
ja see selles suhtes, et sina oled jälle oma teenustega nagu minu sellele teenusele, ütleme siis numeroloogilisele sellele analüüsile, et käepikendus, seepärast et mina annan just ka selliseid nagu teadmisi, sinu plussid-miinused ja siis see, et kuidas ennast aitama peaksid. Ja siis see, et Mhm. sina saad juba Rebecca minna koos temaga sinna nagu sügavamale, sa ei pea andma muidugi Rebeccale siis selles suhtes nagu selle minu töö on ju, või sa võid muidugi näidata, võib-olla Rebecca vaatab kohe niimoodi, tunnetab numbreid ja ütleb, et davai, hakkame pihta, ma tean, kust me alustame. No ma praegu lihtsalt manipuleerin sellega või siis see, et sa võtad oma kirjaliku, tuletan lihtsalt meelde, et kui te analüüsi soovite ja tahate ka seda kogemust saada, siis minge sinna numbritekeel.ee lehele ja seal on valikuid erinevaid, et kirjalik ja suuline. Et tehke just selle suhtes nagu valik, mis teile kõige rohkem nagu sümpatiseerib ja võimalik on. Rebecca, kene kallis naine, mul on nii hea meel, et sa tulid siia ja ja ka seda, et me rääkisime tegelikult ju mingisugused osad sinu elust, sinu töödest ja kõigest muust. Et kallid mehed-naised, kes te siin olete, kuulajad üleüldse, et kirjutage kommentaaridesse, mida te täna siit saite, mis teid kõnetas ja kas on mingeid küsimusi, mida näiteks Rebeccaga võiks veel arutada võib-olla jätkuvideos. Aitäh sulle, kallis Rebecca, et äkki Aitäh! käiksid veel korraks veel läbi, et kus kohas saab sinuga kontakti, aga see, et kus kohas sa seda vastuvõttu teed, et selline väike lõpetus sellele. No nagu ma ütlesin, et minu töö on olla inimestele hingepalsam. Kui keegi tahab tulla ja küsib minult abi, ise ma peale midagi ei suru, aga kui inimene ise pöördub minu poole, ma olen valmis aitama, ma olen koostööpartner, kes näitab laternaga sinna, kuhu me saame koos vaadata ja koos lahendada. Et mind saab siis kätte emaili teel hingepalsam@gmail.com ja niimoodi sealt me alustamegi suhtlust ja vaatame siis, kuhu see teekond läheb, kui olla selleks valmis. vahva, aitäh sulle, Jah, Rebecca. aitäh sulle, Helge. Tšau. tšau. Tšau kõigile. oota